No nii, tere kallis rahvas. Tore teid jälle näha. Siin vahepeal võeti siin pilt ära, aga oli olemas see teade, et 17. mail toimub piiskop Prohvitli õndsaks kuulutamine ja minu poole pöördus meie katoliku kiriku piiskop ja ütles, et ma seda informatsiooni jagaks. Te kõik teate teda, ta on siin mitu korda ka meile esinenud, eks ole, minu arust meil kui kristlastel sobib igati seda informatsiooni edastada ja ka kõik on kindlasti oodatud sellest tseremooniast osa võtma. Aga tänasesse päeva tulles siis Eesti Pensionäride Ühenduste Liidul on täna külalised. Nimelt Läti Pensionäride Föderatsiooni esindajad on meil täna külas ja nad on ka siin ja me mõtlesime, et anname neile võimaluse ka meid tervitada ja anda meile väike ülevaade sellest, mis nemad teevad ja mida nemad ootavad ja mida siis neil ka oodata võib. Nii et annan praegu siis üle selle mikrofoni meie tõlgile. Meil on järeltõlge ja see tähendab seda, et synkroontõlget ei ole, aga siis proua, kes siin esineb, siis tema juttu tõlgib siis meie tõlg. Vabandus, ma vahele veel segan sellega, et aastapäevad tagasi oli meil Läti kolleegide juures ka delegatsioon posinaliikmeline siin ja nemad eelkõige tutvusid meie eakate koolitusega ja sai neile räägitud ka meie 3. nooruse rahvaülikooli tegemistest. Täna siis ma saan aru, et on laiemalt nende huvi siin Eestis meiega koostööd arendada, mis on väga-väga meeldiv. No ja siis pärast seda meil jätkub välja kuulutatud loenguga. Sveicināti, mīļie kolēģi, mani nākamie kolēģi, es vēl neesmu pensijā, bet pārstāvu Latvijas Pensionāru federāciju kā mūsu laikraksta galvenā redaktore. Tere kallid kolleegid, kuigi tehniliselt ei ole ma veel teie kolleeg, ma ei ole pensionil, kuigi ma esindan Läti Pensionäride Liitu selle ajalehe peatoimetajana. Liels paldies, ka veltat šīs dārgās 15 minūtes no jūsu vērtīgā mācību laika. Ja ma tõesti tänan teid südamest, et te olete nõus kulutada need 15 minutit, et kuulata ära meie esitlused. Es centīšos ļoti ātri pastāstīt par to, kāda esam mēs un ko mēs gribam mācīties no jums. Ma püüan väga kiiresti rääkida, kes me oleme ja mida me tahaksime õppida teilt. Tātad Latvijas Pensionāru federācija ir dibināta 1993. gadā un ir lielākā pensionāru organizācija Latvijā. Läti Pensionäride Liit on asutatud aastal 1993 ja hetke seisuga on suurim pensionäride ühing Lätis. Mēs apvienojam 166 dalību organizācijas, kopējais cilvēku skaits mūsu federācijā ir 22,000 un mums ir sadarbības partneris, kuri jūs droši vien pazīstēt labāk kā mūs. Tā ir Laska, 1250 cilvēki. Et kokku me ühendame 1166 erinevat ühingut ja meie liikmete number on üle 22,000. Šo 30 vairāk gadu laikā mums ir bijuši tikai 4 līderi. Ja nende üle 30 aasta jooksul meil on olnud ainult 4 liidrit. Pirmais ir profesors Jānis Puurietis, dibinātājs. Esimene on professor Jānis Puurietis, kes asutas ühingut. Pēdējie 3 Aina Verze, Andris Siliņš un Aija Barča, Saeimas deputāti. Viimased 4 Aina Verze, Andris Siliņš ja Aija Barča on meie Saeimi deputātid.
Aija Barča 5 sasaukumos. Ja neist Aija Barča on olnud 5 Saeima deputāti. Tieši tādēļ mūsu federācijas galvenais uzdevums ir ļoti augsta līmeņa sadarbība ar Latvijas valsts likumdevēju un izpildvaru. Ja just sellepärast meie liidu peamine ülesanne on koostöö meie valitsusega väga kõrgel tasemel. Pie jums mēs esam atbraukuši tie, kas ir iezīmēti 3. lodziņā no augšas. Teie juurde oleme tulnud need, keda te näete seal 3. aknas. Tātad šīs lielās organizācijas labākie no labākajiem vēlēti kongresā 19 valdes locekļi. Ja need on siis parimad parematest ja need on kongressi poolt valitud juhatus 19 inimest. Tātad, kā jau teicu, mūsu galvenie uzdevumi sadarbība ar Saimu. Mēs kopā sēžam un strādājam ar reāliem likuma projektiem, kas skar Latvijas pensionāru dzīvi. Ja nagu ma ütlesin, et meie peamine eesmärk on koostöö meie valitsusega, Saimega, ja me reaalselt istume koos meie saadikutega ja arutame küsimusi, mis puudutavad pensionäride elu. Mēs strādājam ar valsts pārvaldi, lai šos likumus ieviestu pēc iespējas precīzāk. Samuti teeme me koostööd meie täiteviivate organisatsioonidega selleks, et vastu võetud seadusi võimalikult täpselt ellu viia. Un mums ir atgriezeniskā saikne ar mūsu dalību organizācijām visā Latvijas teritorijā. Samuti me saame tagasiside meie liikmeorganisatsioonidest kogu Läti territooriumil. Mūsu sadarbības partneri Latvijas Republikas Saimas visas frakcijas, izņemot vienu, kas ir, ko mēs neuzskatām par lojālu Latvijas valstī. Meie koostööpartnerid on kõik Läti Seimi ehk siis valitsuse fraktsioonid, välja arvatud üks, keda me ei leia, et oleks Lätile usaldusväärne. Tātad lielākais sadarbības partneris Latvijas Republikas Saima, tās priekšsēdētāji un Sociālo un darba lietu komisija. Et ehk siis meie kuigi suuremaks koostööpartneriks on Läti Vabariigi Seim, selle sotsiaalosakond. Valsts pārvaldē mūsu sadarbības partneri ir 5 ministrijas un vakar pievienojās 6, jo mums ir jauna ministrija enerģētikas ministrija, arī tā ir mūsu sadarbības partneris un padotības iestādes. Samuti teeme me koostööd meie ministeeriumitega, seni need olid 5, eilse seisuga liitus veel 1 ministeerium. Pagājušajā gadā mums Saima atvēra durvis un veltīja veselu 1 dienu, kur mēs Saimā kopā ar ministriem un deputātiem lēmām par nākamajā gadā likuma izmaiņām un ieviešamajiem jauninājumiem par labu senioriem. Eelmisel aastal oli Saimis avatud uste päev, kus me kõik koos meie ministritega ja valitsusega arutasime erinevaid küsimusi, mis puudutavad siis seniorite elukäiku ja seda, et võimalikult täpselt ellu viia Saimi poolt vastu võetud seadusi. Šajā senioru dienā Saimā mēs ar lielu prieku sagaidījām arī jūsu Apple līderi Andresu Ermu. Lūk, viņš pirmajā bildē kopā ar mūsu Saimas spīkeri. Ja neil senioride päevadel Lätis osales ka teie liider ja meil oli tõesti suur au, et meiega koos oli ka Andres. Un labajā pusē ar savu senu draugu, mūsu bijušo un patreizējo goda priekšsēdētāju Andris Siliņu. Kus ta siis oli koos meie kauaaegse presidendiga, ehk siis Andris Siliņu. Cik tālu mēs esam tikuši, kā Latvijā, Latvija šobrīd cenšas saorganizēt senioru mūža izglītību, un mēs strādājam 2 līmeņos. Hetkel Lätis me töötame 2 tasandil seniorite elukestva koolituse tagamiseks. Pirmajā līmenī strādā mūsu sadarbības partneris Latvijas senioru kopienu apvienība. Esimesel tasemel tegutseb meie koostööpartner
Läti senioride assotsiatsioon. Viņiem ir izdevies nodibināt 11 senioru skolas nacionālā līmenī. Ja neil on õnnestunud asutada 11 seniorite kooli riigi tasemel. Un viņi ir iestājušies arī Eiropas tīklojumā 3. paaudzes augstskola. Ja samuti on nad liitunud ka Euroopa võrkuga, mis on siis 3. nooruse ülikool. Tātad mēs varam palielīties tikai ar to, ka mūsu sadarbības partneris ir labi pastrādājis senioru izglītības lauciņā. Ja me oleme väga uhked, et meie koostööpartner on teinud väga head tööd just seniorite hariduse alal. Mēs paši uzskatām, ka mēs savā federācijā ar senioru mūža izglītību nodarbojamies praksē. Me ise leiame, et oma liitus me tegeleme seniorite haridusega praktiliselt. Jo sadarbība ar saimu, ar saimas deputātiem un likumdevēju ir ļoti sarežģīta lieta, kas nevienmēr ir pa spēkam pensionāriem. Sest koostöö tegemine meie valitsusega, meie seimiga on tegelikult väga keeruline asi, millega kõik pensionārid hakkama ei saa. Mēs mācamies šo sadarbību un atzīst arī paši deputāti, kad arī viņi to mācās. Me praegu õpime, kuidas seda koostööd teha ja ka meie deputaatid on tõdenud, et nende jaoks see on ka hea elukool. Tā gūtā pieredze ir tā, kas ir mūsu iegūms šajā praktiskajā senioru skolā, un to mēs novadam atkal savām dalību organizācijām. Selle saadud kogemusse me anname edasi meie liikmesorganisatsioonidele. Tad mēs ļoti labi pārzinām, ko nozīmē kaut vienu likuma grozījumu ieviest dzīvē un izbīdīt to cauri saimas likumdevējam un novadīt līdz izpildvarai. Meil on väga hea kogemus ja teadmised selle kohta, et kuidas ühte seadusmuutust peab siis suunama läbi valitsuse ja tagama selle elluviimist. Es ļoti ceru, ka Igaunijas pensionāriem izdosies atkal tikt pie sava laikraksta. Ma südamest loodan, et Eesti pensionäridel õnnestub saada tagasi oma ajaleht. Jo mūsu laikraksts iznāk 25,000 tirāžā. Sest meie ajaleht tuleb välja 25,000 eksemplaaris. Ir bezmaksas un iznāk reiz mēnesī. See on tasuta ja see ilmub kord kuus. To finansē valsts. Ja see on riigi poolt kinni makstud. Otrs mūsu lielais pasākums ir senioru sadziedāšanās svētki, kur no visas Latvijas sabrauc 800, pagājušajos dziesmu svētkos bija 800 pensionāri. Es ļoti ceru, ka šajos dziesmu svētkos varbūt ieradīsies arī kāds pārstāvs no Igaunijas. Teine meie suur projekt on seniorite laulupidu ja eelmisel laulupeol saades kokku 800 seniorit ja me südames loodame, et järgmisel laulupeol osaleb võib-olla ka keegi Eesti seltskonnast. Digitāli jūs mūs varat atrast mājaslapā un Facebook profilā. Digitaalselt saada meid leia meie kodulehelt ja ka Facebookilt. Šo laikam tūkot nevajadzēs. Ja seda vist ei ole vaja tõlkida. Vēlreiz sirsnīgs paldies jums. Paldies. Es ļoti ceru, ka šis brauciens ir pirmais, bet nebūs pēdējais, un mēs varēsim no jums, mīļie igauņu kolēģi, mācīties senioru izglītības lietas un realizēt tās Latvijā ar jau nopietnāku politisku piegājienu. Ja tõesti veel ükskord suur tänu ja ma väga loodan, et see meie külastus ei ole viimane ja me saame teilt, kallid Eesti kolleegid, õppida, kuidas ellu viia reaalselt see elukestev haridus ja me saame seda teha ka juba poliitilisel tasemel. No ma arvan, et ma väljendan kõikide teie tänu, et meie Läti kolleegid tulid meile külla
ja loodame, et see ei jää mitte viimaseks korraks. Ilust kevadet teile kõigile! Ja mis väga tähelepanuväärne sellest ettekandest, ilmub ajaleht, 1 kord kuus 25 000 eksemplari. No on, milles võiksime eeskuju võtta. Meil on roll. Oli kunagi meil aastaid tagasi ka lehta. Nii et jah, soovime endale meie poolt edu meie Läti kolleegidele ja jõudu ja uute kohtumisteni. Половину? Да. А сколько сейчас? У нас 15 минут, что мы можем за это время просто погулять, да? Да. Посидим на скамейке. Да. Очень хорошо. Pool me minema. 20 minutit. Erandtund las jookseb. Just. Ja väga sümpaatne, kui energilised tegusad on meie lõunanaabrid oma tegemistes, mida nad siin siis kogusad ka meile tutvustasid. Nii, aga nüüd jah, härra Magnus Piirits, tuntud selle valdkonna spetsialist Eestis, on väga meeldiv, et saime kokkuleppele, et tulid meile rääkima. Ole hea. Suur aitäh. Ma olen Tallinna Ülikoolis teadur kui ka siis Sotsiaalministeeriumis töötan siis sotsiaalkindlustuse ja majanduseksperdina. Me alguses rääkisin Suleviga, et ma räägin pensioniuuringutest, aga ma natuke muutsin seda. Ma räägin ikkagi riikide arengust ja pensionide seostest sellega. Väga hea. Ja kuhu ma täna jõuan lõpuks on see, et mis on need tegurid, mis mõjutavad riikide arengut pikaajaliselt. Mitte see ei toimu ühe hetke, vaid see on väga pikk areng. Ja näitan ka seda, et kus on Eesti siis selles vaates ja kuidas me oleme arenenud. Ja kuidas pensionisüsteem mõjutab seda pikaajalist arengut ja kuidas see pikaajaline areng mõjutab pensionisüsteemi, eks mõlemad pidi. Ja kui veel aeg on, siis võib-olla jõuab ka näidata ühte pensioniindeksit, mis võrdleb eri riikide pensionisüsteeme ja vaatab, et mis on igas riigis pensionisüsteemis head ja mis on nende vead. Aga vaatame, kas sinna jõuame ka. Aga üldse, miks selline teema? See tagataust on ühes raamatus, mille pealkiri on Miks riigid põruvad? Ma ei tea, võib-olla keegi on juba lugenud, eelmine aasta ilmus see eesti keeles, aga selle autoriteks on Acemoglu, kes on Massachusettsi tehnoloogia instituudi professor ja James Robinson, kes on Chicago ülikooli professor. Ja nad said ka eelmine aasta, kus kolmas inimene oli ka, nad said Nobeli majanduslaureaatideks. Ja nad saidki selle eest, et nad on uurinud, mis tegurid mõjutavad riikide siis arengut, mis on need olulised tegurid. Ja see eestikeelne raamat, mis siin pildi peal ka on, ilmus siis eelmisel aastal ja esmatrükk siis ingliskeelne oli juba 2012. Et see on selline põnev raamat. Ja millest ta siis räägib või miks ta tänapäeval nii oluline on? On see, et meil ebavõrdsus või riikide tase või arengutase on vägagi erinev. On meil Põhjamaad, Lääne-Euroopa, Ameerika ja on ka, Aafrika riigid või mitte kõik muidugi, aga osad. Ja nende arengutase on vägagi erinev. Küsimus on, et miks nad on erinevad? Kus on see nende arengud erinevaks läinud ja mis seda on mõjutanud? Siin on, ja nad toovad välja ka päris palju näiteid olukordi, aga 2 võikki ma kirjeldan siin ära, mis on tänapäevased olukorrad, et üks nendest on siis Lõuna-Korea ja Põhja-Korea. See oli üks riik,
aastal 1910 kuni 1945 oli ta Jaapani valitseda. Seal ei olnud piiri vahel, tuli teine maailmasõda, põhja poole siis võttis endale Nõukogude Liit ja lõuna poole Ameerika. 3 aastat hiljem loodi 2 eraldi riiki ja põhimõtteliselt tõmmati siia 38. laiuskraadile, kus mu hiir on, tõmmati piir vahele, öeldi, et sealt nende riikide piirid lähevad. Aga enne olid nad üks sama riik, põhimõtteliselt inimestel olid ka samad, selles mõttes neil ei olnud sellist erinevat tausta. Aga mis on tänapäeval siin nendel erinevad? Et siin on pilt siis öisest Põhja-Koreast, mis on punasega ümritsetud, kus põhimõtteliselt peaaegu ühtegi valgustäppi ei ole. Ainult Pyeongchang on siin üks väike valgustäppikene. Aga Lõuna-Korea sellest on peaaegu terve riik on selles mõttes valguse kaetud. Muidugi valgus öisel ajal otseselt pole nagu ühtepidi hea, aga see ikkagi näitab, kuhu riik on arenenud, mis on tehnoloogiline areng, mis on võimekus. Ja teine näide on